No nii, tere kõigile. Otsustasin siis kohe algusest peale vältida tehnilisi viperusi. Okei, kes teab, see teab. Kes oli eile kohal? Kõva värk. Kes oli ikka? Aga minnes teema juurde siis, et mul on siin kaks inimest minu vasakul käel, kes tegelikult on ühel või teisel moel minu elus mingitel etappidel ja siiamaani väga suureks eeskujuks olnud. Nii et see, et me siin istume niimoodi ja ma saan küsimusi küsida teie käest, see on minu jaoks väga oluline ja tähtis. Nii et esiteks tänan teid, et olete mind mõtete nõu ja jõuga aitanud. Aga teemaks on siis, kuidas targalt riske võtta. Räägime riskidest. Maailma kõige huvitavam teema ja eriti, et mitte seda teha selliselt, et see oleks liiga iseenesest mõistetav, siis olen nagu seda vestlust üles ehitamas just läbi teie pikaaegse kogemuse ka. Nimelt Rainer, nagu mainiti, on Nordic Ninja fondi üks juhte, mis haldab üle 250 miljoni varasid, samuti Kood Jõhvi asutaja, samuti Globaalsed eestlased podcasti looja eestvedaja ja varasemalt on ka teinud selle hullumeelsuse läbi ja ehitanud ühe tehnoloogiaettevõtte Californias, mille siis mis osteti üle ja samuti varem enne seda ka arendusjuht ABB-s ja hingelt ja hariduselt robootikainsener. Aga Martin ka võitis hullu teekonna ette, teeb Lightyeari investeerimisäppi, nagu kõik teavad, kuid mina juba tean Martinit ka varasemast, nimelt me töötasime Transferwise'is koos ja Martin juhtis seal igasuguseid kõiki võimalikke osasid sellest ettevõttest. Nii tootejuht olid seal, inimeste juht, operatsioonide juht, finantsjuht ainukesena vist ei olnud, aga põhimõtteliselt kõiki muid asju sa oled seal juhtinud. Ja samuti varasemalt arendusjuht Swedbankis ja Eesti Energias. Nii et imeline ja väga kogemuste rohke teekond. Nii et kui rääkida riskidest, siis mina tahaksin nagu vaadata sellele kõigele sellest vaatest otsa, et millised riske te olete elus võtnud, karjääris, ettevõtluses ja lõpuks ka investeerimises. Alustades siis palgatööst. Publikust, kui paljud on siin täna palgatööl sellises klassikalises mõttes, tõstke julgelt käsi püsti. Väga hea, ma loodan, et te saate siit midagi kaasa võtta, et Martin, Rainer, kuidas teie mõtlete palgatööst? Ja te olete mõlemad palgatööl olnud, täna enam nii-öelda sellist klassikalist palgatööd ei tee. Millised on palgatöötajaks olemise suuremad riskid ja võimalused? Võib-olla alustame Martin sinust. Tere kõigile. Ma olen enamus oma elust nii-öelda palgatöötaja. Ma olen täna ka tehniliselt palgatöötaja, nagu et osanik Lightyearis. Aga mulle tundub, et enamus mu elust ma olen käinud ja üritanud aru saada, et kuidas nagu mõelda nagu maailmast nagu paremini, kuidas nagu paremini riske võtta. Ma arvan, et see on kaks asja, mis on mind alati nagu üllatunud. Et kui sa lähed tööle kuskile, siis on kogu aeg on nagu tunne, et ma alustasin oma karjääri Hansapangas ja siis vaatad ümberringil palju inimesi ja siis need inimesed tihtipeale, kui tekkis tõsisem probleem, siis nad võib-olla vaatasid mujale, ei tahtnud liiga palju tegeleda sellega, sest kui sa hakkad sellega tegelema, siis sa võtad riski, et sa eksid äkki ja siis kui sa eksid, siis keegi ütleb sulle äkki, et kuule, sa tegid valesti või väga halval juhul ütleb, et pead lahkuma ettevõttest. Ma arvan, et mis on nagu huvitav nagu selle aspekti juures on see, et ma arvan, et vastupidine on tõsi, et kui sa Mart Lightyearist ei ole kunagi lahkunud ühtegi inimest, kes oleks teinud sammu ja on eksinud sellega, vaid pigem on nagu see, et sa nagu üritad mitte teha, oled nagu hästi nagu stabiilses kohas ja ei võta seda riski või ei tee seda sammu edasi, siis see tähendab seda, et sa ei vii tegelikult seda valdkonda edasi. Et see on niisugune nagu vastupidine loogika nagu tihtipeale. Ja sellega nagu juures on veel see, et sa tihtipeale ei saa aru, et sinu risk või see minu risk on võib-olla väga erinev sellest, mis on sinu risk. Et me alustasime Lightyeari
see on siis oktoober 2020 ja siis oli kogu Lightyear oli 2 poissi ja presentatsioon. Ja siis need 2 poissi presentatsioon käisid siis mingi investori juures ja mõtlesid, et nad kaasavad väga palju raha, et me kaasame tahtsime 700 000 kaasata, mitte millegi pealt. Ja siis see tundus nagu siuke täiesti utoopiline asi ja nagu tundus nagu väga riskantne asi, mida teha. Ja siis meie investor, kes lõpuks siis investeeris meisse, ütles, et kuulge poisid, et mul ei ole mõtet investeerida nii vähe raha, et see ei ole nagu see ei tekita riski minus, nagu, et ma kulutan liiga palju aega selle peale, et nii vähe raha teile anda. Et tema maailmas on see, et ta nagu ei saa siis alla nagu miljoni rääkida, see on nagu liiga väike asi. See riskitase, risk on alati nagu risk ja tootlus, et see ei ole tema jaoks nagu õiges kohas. Et mis minu jaoks tundus nagu täiesti nagu mind blown, et sul on mingid inimesed, kes nagu alla miljoni ei suuda nagu mõelda. Aga see on minust nagu äge kogemus, et saad aru, et sul on nii palju erinevaid inimesi, kellel on riskitasemed erinevas kohas ja tihtipeale sul on nagu täiesti okeine vastuse samm edasi, et see on nagu, tegelikult ei võta liiga palju riski. Rainer, kuidas sinul on ka töökogemust palgatöötajana oma jagu, et kuidas sina sellest palgatöösse oled alati suhtunud? Mis mõttemudeliga sa seda palgatööd teinud oled ja mis need riskid ja võimalused olnud on? Ma mõtlesin selle küsimuse peale juba varem, kuna sa saatsid küsimused ja ma tõtt-öelda ei oska sellele selles mõttes hästi vastata, et ma ei ole kunagi planeerinud oma karjääri kuidagi. Et alati olen läinud sinna, kus on midagi uut ja sellega seoses lihtsalt meenus üks hiljutine lugu, et ma Nordic Ninjaga seoses pidin hiljuti läbi tegema UK fondi nõukogu liikmena kohaliku sertifitseerimise ja siis kohalikud juristid käivad läbi kogu su kogemused ja küsivad igast asju ja vaatavad, et imestasid, kuidas nii palju paralleelseid projekte, ettevõtmisi mahtus nooruspõlves nii lühikesse ajavahemikku ja ma arvan, et see võib-olla defineeriski tervet põlvkonda, ütleme 90-ndatel, 2000-ndatel, kui tööle sisenesid inimesed, et lihtsalt ütlesid asjadele jah, sest sa ei teadnud, kuhu üks või teine teekond viib, et see oli selline eksperimenteerimise vaim ja ma ei tea, minul on see alati kaasas olnud, et see on alati innovatsiooni jaoks oluline. Samamoodi oli see ka Rainjurus, eriti siis, kui seal oli odavam elada. Aga nüüd võib-olla konkreetsemalt ma mõtlen selle peale näiteks sellises kontekstis, et kui ma õppisin Tehnikaülikoolis mehaanikainseneriks, siis üks vahe mind kutsuti tööle ka inseneriks. 3. kursus see oli viimane 4-aastane baka ja tule meile tööle, eks ole, et on vaja robootikainseneri ja on vaja 3D modelleerimist ja kõike muud, eks ole, siis ma nagu mõtlesin, et okei, et algus oli nagu hirme ka, eks ole, et pole tegelikult pool kooli on tegemata veel. Aga siis ma mõtlesin, et okei, et ma õpin vähemalt 3 korda kiiremini töötades kui vaid õppides ja see oli oluliselt parema perspektiiviga valik kui minu varasemad nagu tudengipõlve töökohad, kus ma töötasin, ma ei tea, köögidisainerina või fotolaborandina, eks ole. Et see on loomulikult selline vastutusrikas asi, aga siis teistpidi, et siis saigi asutatud näiteks Tehnikaülikooli robotiklubi ja igast asju sai ehitatud ja siis said teada, ega teised ka tegelikult suurt midagi ei tea. Hakkasime koos ehitama ja niimoodi see läks. Ja mis on kõige suurem riski, mida te oma palgatöödel võtsite? Üks näide näiteks, mis riski võtsite ja kui hirmus see sellel hetkel tundus ja mis tegelikult pärast sai? See on päris palju seda. Ma arvan, et 2 suurt eluliigutust. Üks on see, kus ma läksin Eesti Energiast, läksin tööle TransferWise'i ja see tundus tohutult absurdne asi, et kui sa hakkad nagu mõtlema, et Eesti Energia on Eesti suurimaid ettevõtteid, üks edukamaid ettevõtteid, mul oli suur tiim seal, väga suur budget, karjääri teekond nagu päris siuke hea ja siis teisel pool istub Kristo, kes ütleb, et me värbame kiiresti, aga me vallandame kiiremini ja siis nagu mõtled, et kurat, ma ei tea, et kas see on nagu loogiline samm, mis nagu sa oma elus nagu tegema peaksid ja TransferWise'il oli vähem raha kui minu budget, siis nagu Eesti Energias oli sel hetkel, et ei tundu loogiline. Ja mis nagu oli nagu väga huvitav või mis nagu mind intrigeeris seal oli just see, et nende liikumiskiirus oli kuidagi hoopis teise koha peal. Et kui ma rääkisin oma
Eesti Energia tööle, et me teeme mingeid asju, siis me arutasime seda võib-olla järgmise poolaasta plaanides kuskil. Aga Kristo tahtis seda järgmine päev teha, et siis see tundus nagu tõesti, kas see on absurdne, kas ta on suitsetanud midagi või päriselt toimub. Et tuli välja, et saab tegelikult isegi kiiremini teha, et tegelikult oleks võinud kohe ju arutada seda asja, miks me järgmine päev seda arutame. Et see oli nagu minu jaoks intrigeeriv, aga samas nagu teistpidi nagu väga-väga nagu hirmuäratav see samm teha, sest sa ju kunagi ei tea, kuhu sa lähed, et kas see on päris või mitte. No tagantjärgi need alati kuidagi mängivad välja. Mulle tundub, et enamus need asjad mängivad välja, et tavaliselt on nagu su kõige suurem risk, mida sa võtad, on tavaliselt see, et sa ei tee seda asja. Sest ma eile, kus see inimene on huvitav, ma eile rääkisin päris paljudega teist ja siis keegi ütles mulle, et ta ei julge investeerida ja siis ta ei ole 10 aastat investeerinud. Et ta eile nüüd siis sai esimese aktsia, mis ma andsin talle voucherina Lightyeari. Et aga ma väidan, et see risk, mis ta oleks võtnud 10 aastat tagasi, mida iganes tehes, oleks teinud parema tootluse kui see, et ta 10 aastat ei investeerinud. Et see tuleb tagasi selle juurde, et teinekord on nagu täiesti mõistlik, et sa nagu lähed teed selle sammu ja isegi kui sa ei mängi välja, siis sa leiad midagi uut ja lähed edasi oma eluga. Rainer, sinu mingi lugu, kus sa võtsid suure riski ja kuidas see välja mängis? See ongi üks suur järjestikune lugu, et seesama, miks ma alustasin sellest TTÜ robootikainseneri loost, oli see, et sellest ajast alates on nagu üks sama projekt, mis lihtsalt on erinevad ettevõtted, erinevad kontinendid olnud. Et üks hetk helistas mulle, mu onu ütles, et kuule, et meil oleks vaja pereettevõtte teha, oleks vaja nagu erikoelise masinaehituse detaile toota, et ma ei tea midagi ettevõtte juhtimisest, tule aita, eks ole, siis ma pidin otsustama, et kas ma lõpetan nagu ülikoolis töötamise ära, mida ma sain teha väga hea graafikuga ja ehitasime väga ägedaid asju ja sain oma magistritöö ka tehtud ja siis läksin, hakkasin tegema. Selle aja jooksul saime kliendiks ABB, järgmine hetk ABB helistas, ütles, et kuule, et tahad tulla meile tööle, siis oli selline, et sa oled nii-öelda pereettevõtte juht, see on selline 20 inimest, see ei ole mingi number, eks ole. ABB-s oli Baltimaadest tol hetkel 1300 inimest ja maailmas 130 000. Siis mõtled, okei, et ma lähen siis, ma ei tea, Keilasse kilbitehase inseneriks, eks ole. 8 kuud hiljem olin seal arendusjuht, siis tekkisid seal platvormiprojektid ja ütleme, et ja sealt tekkis väga suur, et mingi hetk helistas Bo Henrikson, kes oli ABB Baltimaade juht tol ajal ja kutsus mind Baltimaade arendusjuhiks. Ja nii ma olingi 25-aastane, veel, ma ei tea, mähkmeid enam ei kandnud, eks ole, aga seal juhtkonna ruumis tundus, et ma olen ikkagi õige noorest, kõik ülejäänud olid üle 50-aastased. Et siis selle jooksul oligi, et algatasime üle 20 projekti arendusest, tarkvaraarenduseni, protsessi uuenduseni. Bo Henrikson oli maailma parim mentor minu jaoks õpetaja inimeste ja ärijuhtimises ja mina olin see riskide võtja. Mina olin see riskide võtja ja projektide käivitaja. Et selles mõttes, et ma ei näe nagu, et nagu Martingi ütles, et minu jaoks nagu ettevõtjana, ma ei tea, kogukondade ehitajana, tootearendajana on üsna selge see, et status quo on alati riskantsem kui mis tahes riski võtmine või finantsrisk või stress või mingi work-life balance või mingi muu selline asi, mida me endale nagu üritame öelda, eks ole. Et kõige suurem risk on mitte midagi teha. Aga nüüd, kui te mõlemad mingi oma loo läbi jõudsite sinna, et tegelikult saab ka oma tööriske võtta, riskide võtmine on võib-olla isegi õigustatum kui nende mittevõtmine, siis lõpuks te olete jõudnud ikkagi oma ettevõtte asutamiseni. Rainer küll varem on ju asutas Planet OS-i Californias, Martin, sina Lightyeari nüüd, et kuidas te aru saite, et nüüd võiks enda asja tegema hakata ja selle riski nagu võtta ja tulla siis nii-öelda soojalt kohalt palgatöölt ära. Martin. See on huvitav, et võin teile suur saladus rääkida, kuidas ma arvan, et Euroopas on asjad väga veidralt paigast ära täna. Et kui me räägime riskist, siis me räägime tegelikult risk-rewardist. Et meil on ühelt poolt on nagu võtame riski, teiselt pole mingi tootlus. Et nagu et see nagu käib alati nagu koos. Ja kui meil on hästi palju inimesi, ma tulen startup maailmast, meil kõik inimesed ehitavad startup'i lähevad USA-sse. Ja USA-s on tohutult võimekas riik, kes nagu, sul on väga palju inimesi, on keskendunud sellele, et ehitada väga agressiivseid ettevõtteid, kõige maailm nagu hästi palju hästi tarku inimesi on seal, aga see turg on tohutult optimeeritud.
ka selle koha pealt, et kui sa nüüd tuled nagu Euroopasse, siis Euroopa on tihtipeale hästi killustunud. Sul on väga palju riike, keeli, erinevaid süsteeme, asjad, mis kokku peaks tulema. Aga samas, kui ma näiteks võtan Lightyeari näitele, et me ehitame rahvusvahelist investeerimisplatvormi, kus on väga hea hind. Me teeme 10 korda paremat hinda kui pank, aga ma saan täna näidata turul mitu tegijat, kes juba teevad seda hinda, on väga kasumlikud ettevõtted. Siis ma saan näidata ettevõtteid, kes on laienenud väga paljudesse Euroopa riikidesse, väga edukad selles olnud. Bolt või Wise või Revolut, et väga-väga edukad. Siis mingid regulatsioonid lahendused on ühes, et kui sa vaatad nüüd turgu, siis Euroopas on rohkem inimesi kui USAs. Euroopas on 500 miljonit inimest. Näiteks brokerage'i maailmas on 19 triljonit eurot on täna turul ja sul ei ole konkurentsi. Et su konkurendid on pangad, pankade investeerimistooted on väga kehvad ja sul on võimalus ehitada 10 korda parem toode maailma ühe suurimale turule. Versus see, et sa lähed USA-sse, mis on ka väga suur, palju rohkem arenenud, aga sa ei saa ehitada 10 korda paremat toodet. Sellepärast need tooted on juba päris head seal, et sa saad natukene parema toote teha. See on väga-väga cutthroat on see kogu see maailm. Ja nüüd see nagu Euroopas tundub nagu tohutu opportunity. See tähendab, et sa võtad natuke riski, aga su tasu võib sellest nagu väga-väga suur olla. Et kui sa selle asja nagu õigesti kokku tood ja sa ei tee isegi innovatsiooni, vaid see on nagu olemas. Me ju teame, et kõik need asjad juba täna toimivad, et see ei ole tegelikult müstika, see on asjade kokku toomine. Et nagu ettevõtluse koha pealt ma arvan, et Euroopa on nagu väga unikaalses ajatsoonis, et see varsti muutub, et varsti seda avastatakse ja varsti tehakse mitte ainult nagu investeerimise, vaid nagu milles iganes. Tuuakse see Euroopa kokku erinevate lahenduste peale, sest sul on lihtsalt palju inimesi, palju raha, palju vajadust igast asjade järgi ja sul on võimalik see toote innovatsioon siis nii-öelda teha. Et ma arvan, et jah, me võtame ühelt poolt riski, aga teiselt poolt on see palju-palju väiksem kui näiteks USAs teha asju. Ja kas see oli nagu peamine asi, miks, et kas sa avastasid seda nagu nüüd või sel hetkel, kui sa Lightyeari tegema hakkasid, et kuidas see otsus tuleb, et nüüd ma teen täitsa oma asja või sa ei mõtlenudki enam selle peale, et tahaks, et sul on finantsiline background on olemas, turvalisus on olemas ja saad nagu luksus on ettevõtlust teha või sa nägid seal võimalust? Me alustasime teisest probleemist. Me alustasime sellest, et mu väide, ma loodan, et enamus inimesed, kes siin täna on, vastavad sellele teistmoodi, aga kui ma rääkisin inimestega, siis ma sain kiiresti aru, et enamus inimesed, kui nad peaksid täna pensionile jääma ja riik maksaks neile pensionit, neil on tänased säästud, tänane mis iganes passiivni sissetulek ja see pension, siis nende elatustase langeks drastiliselt. Ja enamus inimesed langeks see nii hullult, et su sissetulek on võib-olla võrdne korteri selle pangalaenuga, mida sa pead iga kuu maksma. Et sa nagu jõuad kohta, kus elu muutub väga drastiliselt, sul ei ole tegelikult finantskindlust. Ja see oli probleem. Ja sealt hakkasime vaatama, miks see siis nii on. Saime aru, et riik ei suuda sind toetada. Enamus inimesed ei oska rahaga hästi ümber käia, aga USA-s tegelikult oskavad. Et USA-s 63% inimestest investeerivad, et see oli see probleem. Ja nüüd sa tulid nagu siia, et mõtled, et kuidas sa seda asja ehitad. Selleks, et ehitada seda 10 korda paremat toodet, seda ei ole võimalik ehitada Eestis ainult Eesti turule, sest Eesti turul on, siin oli just uudis, et kellelgi oli 100 000 investeerimisklienti, et see on väga vähe tegelikult, kui sa tahad ehitada toodet, mis on nagu skaala pealt, et ma toon näite, et meil on BlackRocki fond, mis annab sulle väga-väga hea tootluse, aga selleks, et sinna sisse panna, peab sulle 500 miljonit eurot olema, see miinimumsumma, mis sa pead sinna sisse panema. Selleks, et sinna saada, see on väga raske Eestis kätte saada, sa saad seda, aga see on tohutult raske. Et siis nagu, aga miks mitte võtta nagu sakslased ja britid ja hungarlased punti ja teha sellest koos seda. Ja sealt siis sa nagu hakkasid avastama, et sükest asja ei eksisteeri. Ja miks ei eksisteeri? Et mujal maailmas on juba nagu tehtud, et jällegi, et sa ei tee nagu innovatsiooni, vaid see tundub nii loogiline asi, mida teha, et sa pead need asjad kokku tooma. Et probleem on ikkagi see, et inimesed kas A ei investeeri või B nende näiteks teenustasud söövad ära nagu enamuse tootluse nendelt. Kuidas seda parandada? Ja see on siis mehhanism, kuidas sa lähed seda nagu äri tegema, sest see on skaala pealt on võimalik seda teha. Rainer, kuidas sina läksid äri tegema, kus sul oli sarnane probleemi avastus või läksid lihtsalt uljalt riski võtma? Ma jagaksigi selle vastu selles osas, et kuidas ma jõudsin selleni, et ikkagi asutada esimene skaleeruv tehnoloogia ja siis teine, et miks ma läksin USA-s, mis natukene nagu adresseerib seda, mida Martin just rääkis, et
et kõige suurem lüke sellele oli see, et ma juhtisin ABB-s sellist projekti nimega Elmo, mille eesmärk oli ehitada Eestis välja üleriiklik kiirlaadijate võrgustik elektriautodele, mis oli 2011 aastal maailma esimene üleriiklik võrgustik ja selle raames me ostsime Hollandis ühe startupi ära ja integreerisime selle ABB-sse ja see oli hästi suur sündmus selles mõttes ABB jaoks, sest et keegi poolt seda varem teinud, nii et ABB korporatsiooni juht, kus on 130 000 inimest, tuli Eestisse, et vaatama, et kas see kõik on ikka nagu okei ja kutsus mind enda tiimi peale seda võitu ja mina ütlesin talle, et sorry, et ma just panin lahkumisavalduse lauale, et ma lähen Californiasse, teen oma ettevõtte ja siis talle nagu ei mahtunud see nagu pähe, et oot, et mis sa saad ikka aru, nagu mida ma sulle pakun. Ja minu peas käis samal ajal hoopis teine asi, et me olime selle sama paralleelselt, kui ma seda ABB asja tegin, see oli ikkagi selline executive roll, et ma ikkagi tahan ise ehitada ja ise tootearendust teha ja me olime üles ehitanud sellise tootearenduse büroo nimega FlyDog, mis oli isegi väike tiim ja me tegime igasuguseid, ütleme, prototüüpe ja üks nendest prototüüpidest läks TTÜ Meresüsteemide Instituudile, mis on selline POI, mis on täna nagu Soome lahes, 3-4 tükki, mis mõõtis fütoplanktonite kontsentratsiooni ja rohkem sinna ei lähe, muidu läheb poole rahvast minema. Igatahes üks asi vist teiseni, et me saime aru sellest, et kui raske on neid andmeid töödelda kogu selles geofüüsilises või satelliidiandmete maailmas. Ja siis saime aru, et see poiga pole midagi teha, et tegelikult see on nagu ülemaailmne probleem ja teiseks polnud ühtegi pilvepõhist sellist platvormi, mis võimaldas nagu suuri hajusandmeid töödelda üldse pilves, ütleme kliima, ilma, energia ja muid andmeid. Ja siis ma nägin, et see on nagu asi, miks ma pean seda tegema, see on nagu absoluutne nagu oluline osa. Rääksin sellest nagu Bo Henriksoniga, kes oli toetav, nii et selja taga oli ka paar aastat veel GrabCAD-i nõukogus, ka nägime kogu selle liikumise läbi ja ma mäletan veel seda, et üheks tõukeks oli Seth Godini raamat The Dip ja hiljem ka veel Walter Isaacsoni Steve Jobsi elulugu ja siis USA osa oli siis väga pragmaatiline, et jah, et Euroopas on 500 miljonit inimest, Euroopas tol hetkel riskikapital oli ikkagi üsna maas, me räägime aastast 2012, eks ole, kohe peale sellist kriisi ka veel ja 80+% kogu rahastusest sellest valdkonnas oli Ameerikas, nii et mul ei olnud nagu mingit varianti, nii et nii oligi, et nii me 2012 aasta märtsis Californiasse kolisimegi ja pere tuli kaasa ja ei tunne mitte kedagi, uus valdkond, uus kontinent, noorem laps on 1-kuune, et riske on piisavalt nagu võetud, aga ma ei kahetse. Aga lisaks sellele, et lihtsalt ettevõtte teha kaasasite mõlemad riskikapitali kaasanud, kuidas see ettevõtja mängu muudab või niisama ettevõtte alustamine on nagu üks asi, ei pruugi välja tulla, kaasad riskikapitali, siis võimendad selle riski veel mitmekordseks. Võib-olla Rainer, alusta sina. Jaa, see tegelikult on hästi hea küsimus sellepärast, et see räägib sellest, mis ootused investoritel on. Et kui me räägime tehnoloogia maailmas, siis ütleme, kui ma inglid jätan nagu korraks nagu välja, eks ole, välja jätta, kus on mingi sündikaat ja sa saad mingid tingimused kokku leppida, aga mitte kõik startupid ei vaja riskikapitali, et ainus põhjus, miks suur osa neist jõuab riskikapitalina on see, et Euroopas pole sellist tehnoloogia võimekusega madalama tootluse ootusega investoreid, nagu on USA-s, ehk piltlikult öeldes selline private equity stiilis asi, mis ostab vähemusosalust, seda praktiliselt ei eksisteeri ja mis mõistab ka tehnoloogia valdkonda, seda praktiliselt ei eksisteeri Euroopas ja USA-s seda on. Et lihtsalt see on selline väike eel nagu lause sellele, mis ma tahan öelda, et ma tahan öelda on see, et sa pead teadma, mis ootused su investoritel on. Ja sa pead teadma, mis sinu ootused on ja kas need asjad nagu, sa pead iseenda vastu olema aus, et kas see ettevõte, mida ma teen, kas sa lihtsalt võtad raha selle pärast, et sa ei saa kuskilt mujalt, sa võtad mingi suvalise kompoti kokku ja siis pärast sööd seda suppi. Miks üldse raha kasvata? Jah, just, et miks üldse raha kasvata, et sõltab jälle, mida sa teed, et kui sa teed midagi sellist, mis vajab nagu 2-3 aastat ettevalmistust, enne kui sa päriselt turuliselt küpset toodet pakkuda, siis sa ostad aega selle rahaga.
ja lisaks sellele, kui sa tegeled mingi süvatehnoloogiaga, nagu me teeme näiteks, siis sa raha saad tegelikult päris paljudest kohtadest, aga sa ei pruugi saada kogemust ja teadmist. Ja näiteks, et Euroopa üks suur probleem, teine probleem on see, et riskikapitali partnerite seas on ainult 8% partnerid, kes varem on ettevõtet ehitanud või töötanud isegi tavalises ettevõttes, et pole arveid või vastupidi, 92% PC partneritest Euroopas ei ole arveid kirjutanud või laos töötanud või insenerina töötanud midagi. Nad ei tea mitte midagi sellest, mis mul on vaja, nagu ütleme sellise tehnoloogia ettevõtjana. Ja USAs on see protsent 60% on siis varem asju teinud. Ja sul tegelikult sa otsid selliseid inimesi, kes saavad sulle tegelikult abiks olla ja mõistavad siin. Nii et see on nagu see pool sellest valemist. Ja siis, kui sa endale selle pildi oled selgeks teinud, siis sa alles hakkad aru saama, et sellest 100 inimesest, keda sa esialgu mõtlesid, võib-olla sobivad sulle investorist, ma ei tea, 12, see on suvaline number. Ja siis pead tegelikult nagu alles alustama neid vestluseid. Ja teine pool on see, et kas ma ehitan ikkagi sellist ettevõtet, mis skaleerib üle maailma või üle Euroopa, et kas seal on nagu kriitilist massi või ma lihtsalt petan ennast ja ma võtan mingi väga kõrge ootusega raha sisse, mis on väga kallis ja ma ei suuda tegelikult seda kunagi teha ja äkki ma ei tahagi sellist ettevõtet teha. Nii et iseenda vastu tuleb aus olla ja tuleb enda kodutöö ikka teha. Martin, kuidas sulle, kuidas riskikapital mängu muudab ja miks te üldse selle raha sisse võtsite? Ma arvan, et sa ei saa sellist äri, nagu me ehitame, ei ole võimalik põhimõtteliselt ehitada ilma riskikapitalita. See point on, kuna sa pead jõudma skaalasse ja siis sa ei saa teha väikseid samme ja vaikselt kasvada nagu oma rahade eest. Et esiteks on väga palju regulatiivseid asju, sa pead värbama väga kalleid inimesi, sa peab mingid puhvrid olema erinevates kohtades. Et kogu see asi ja lõpuks hakkab tööle siis, kui su tehnoloogia suudab skaala pealt sellist nagu väikest marginit nagu toota. See tähendab, et riskikapital on see, mis aitab sul sinna jõuda. Ma arvan, et sellest isegi huvitavam küsimus on see, et mina liiga palju ei usu, et riskikapitali inimesed aitavad sind. Sorry. Ma arvan, et riskikapitali inimesed annab sul raha. Ja meil on nagu, et ühed inimesed, ma jaotan 8 meie investorid, ühelt poolt on raha ja teiselt poolt on need, kes on ehitanud siis nagu äri. Ja nagu need, kes on nagu äri ehitanud, see on tohutult hea baas, et nemad saavad aidata sulle mõelda, et kuidas tegelikult asi nagu ehitatakse ja siis riskikapital aitab sul kas annab raha või kuidas järgmist raha saada. Väga kasulik. Aga riskikapitali inimesed on supportis lõpuks. Sa kaasad raha ja siis sa tegelikult sisuliselt abiellad, et nagu võimatu sellest inimesest lahti saada. Et nagu sisuliselt nüüd sa leppisid kokku järgmised 10 aastat istub mingi tegelane sul seal. Et kuidas sa nagu aru saad, et see tegelane on see, kellega sa nagu päriselt tahad nagu seda asja ehitada, sest tal on päris suur nagu sõnaõigus. Et meil oli siin korduvalt, et istume seal oma arvutite taga, me tegime seda just COVID ajal, et siis nagu face to face inimesi näinud, vastas istus sul just sükene 50-aastane hästi karvane mees, kes just tuli duši alt oma hommikumantlis ja siis sa nagu arutad taga seda, et ta tundub nagu tark, aga see tundub nagu ka veider, et on sükene nagu, kas see on usaldusväärne nagu, et see nagu ei näe välja nagu usaldusväärne. Et see on nagu hästi palju karaktereid nagu selles maailmas, et me lõpuks jõudsime sinna, kus me ei kunagi võtnud raha nendelt, kes seda kõige rohkem andsid. Me võtsime raha nendelt inimestelt, kes päriselt tahtsid seda asja teha. Et kuna nad päriselt tahtsid teha, nad olid päriselt sinna sisse vaadanud ja tekib vähem seda olukorda, nagu sa ütlesid, et nad ei ole kunagi äri ehitanud. Ei olegi nagu ja nad loevad oma seda ärikooli õpikut, kus tihtipeale öeldakse valesid asja. Öeldakse, et mine võtta kõige suurem turg ja kasvata hindasid. Me võime öelda, et me näiteks kasvame kuskil Ungaris palju kiiremini, kui võib-olla mõnel suurel turul, lihtsalt sellepärast, et seal inimesed vajavad seda rohkem. Ja okei, et nad ei ole, see on 10 miljonit inimesed, see ei ole kõige suurem turg maailmas, aga me räägime ikkagi nagu miljarditest, mis on nagu võimalik nagu äri teha, et nagu teinekord on see, mis on raamat, see on nagu tore, aga sul on vaja nagu päriselt äri teha ja sul on vaja inimesi, kes selle ümber siis nagu aitaksid sul mõelda, et okei, et nagu mida sa siis tegelikult teed. Ja see on, ma arvan, et nagu riskikapitalis lõpuks isegi nagu palju põnevam nagu aspekt, kuidas need inimesed suudavad siis mitte segada sind seda tehes. Aga olenevalt sellest, et soovitasite palgatöötajana riski võtta, olete ettevõtjana nagu riski võtnud, siis te ise ka investeerite ja Martin, ega sa oled ise ka natukese karvane hommikumantlis mees vahest, teed ka ingelinvesteeringuid. Et kuidas investorina see riski võtmine ja ettevõtetesse varajas faasis tehnoloogia ettevõtetesse investeerimine välja näeb, et kuidas te seda riski nagu näete võrreldes tavainvesteerimisega või jaeinvesteerimisega avalikul turul näiteks?
ma arvan, et on täiesti erinevast nagu order of magnitude klassist. Kui ma päriselt nagu investeerin oma raha, siis mu aeg, mis on üks kõige suurem ressurss, läheb mu ettevõttesse või siis mu perekonda. Ma arvan, et nagu finantsiliselt ma liigun järjest rohkem hästi nagu stabiilsetesse kohtadesse, nagu mingi SP500 või niimoodi, et see on see backbone, mis nagu toimib. Aga see, mis on, ma teen iga 2 kuu tagant ühe startup investeeringu, see osa ei ole nii oluline, ma arvan, et minu portfellist, et ma peaksin nagu liiga palju higistama, aga ma investeerin põhimõtteliselt ainult inimestesse, kes Hardi eile siin laval ütles, et ta lihtsalt võtab toru ja läheb ja siis ta ei nagu, see lõukoer vist oli see sõna, mis ta mainis, et ta nagu mitte kunagi nagu ei anna järgi. Et mulle meeldib nendesse inimestesse investeerida, et muud moodi sul ei ole võimalik asju teha, sul ei ole võimalik, et sa ootad, et midagi juhtuks, et sa nagu lihtsalt pead ja minema nagu jõuga need ära tegema. Aga ma arvan, et mul on teine aspekt on selle juures, ma tahan, et inimesed teeksid nagu head, et nagu igasugused SMS-laene on võimalik ehitada ja palju raha teenida, aga ma arvan, et kõik need võiks suures plaanis nagu kinni panna ja tegelikult proovida mingit väärtust luua. Et nagu see on minu jaoks nagu hästi oluline nüanss, et sa võid olla nagu väga agressiivne, mis iganes, aga nagu lõpuks kasutades seda tehnoloogiat kuidagi, et sa nagu head teed. Et kui see on paigas, siis ma olen nagu nõus investeerima. Rainer, sina võtsid vastutuse, et 250 miljonit turule investeerida riskantsetesse valdkonda, et kuidas sa seda riski hindad ja seal ei ole ju mingit tasakaalustavat SP500 portfelli kõrvale? Ja tõepoolest, seal on nagu mitu aspekti, et üks on loomulikult selline, see on palju matemaatilisem mudel, eks ole, et sa pead otsustama, et turul on kriitiline mass selliseid ettevõtteid, keda me usume, et võiksid vallutada maailma ja me alustasime Nordic Ninjaga nii, et investeerisime ainult Põhjamaadesse ja Baltimaadesse, mis on siis 8 riiki, 33,5 miljonit inimest kokku ja kuna me oleme Jaapani kõige suurem riskikapitalifond Euroopas, siis tahes-tahtmalt tekivad Jaapaniga mingid võrdlused, eks ole, et näiteks Tokyos elab kokku koos eeslinnadega 38 miljonit inimest. Et siis sul on nagu Tokyo on suurem kui Baltimaad ja Põhjamaad kokku, et siis hakkad mõtlema, et okei, kuidas see riskikapitali mudel nagu tööle panna. Ja tol hetkel ma olin veel USAs ja pidin enda jaoks mõtlema lahti, et miks on nagu hea mõte, et mul ei olnud nagu Euroopa osas väga tugev nagu emotsioon, aga siis, kui sa hakkad vaatama just nagu ütleme Läänemere maid ja ümberkaudset piirkonda, siis sa vaatad, et okei, et see kapitali efektiivsus on midagi muud, inimesed on midagi muud ja et kui me investeeriksime nagu maailma parimatesse tiimidesse, kes lihtsalt tulevad meie piirkonnast, siis meil on mingi šanss, eks ole, ja siis sa pead aru saama, et mis on nende tugevused, eks ole. Ja seda me ka tegime ja selles mõttes see on siis üks pool sellest valemist. Teine pool on see, et ikkagi, et ma pidin enda käest küsima, et kas ma tahan nagu uut ettevõtet teha, kas mul on seda energiat, et uuesti nüüd panna nagu mingi 8-10 aastat sisse, eks ole, et tol hetkel nagu ei olnud, eks ole, tahtsid rohkem pere näha ja kõike muud teha. Ja siis samas nagu nii palju nagu neid vigu, mida ise olin teinud ja ma nägin ikkagi, et investorid ei ole nagu väga kasulikud ikkagi ettevõtja jaoks, et kuidas ma saaks paralleliseerida seda kogemust ja selles mõttes tuli meelde, see ütles, et Charlie Mungeril tuttud ütles, et eks ole, et umbes, et tark õpib teiste vigadest, eks ole, et et ma olen ka Mungeri austaja, aga igaüks, kes on midagi ehitanud, ise teab, et seda on oluliselt lihtsam öelda, kui elada. Ja alustavate ettevõtete valdkonnas ma ütleks, et võrrelduna näiteks küpsete börsiettevõtetega on nagu see, et startupite puhul sa teed panus, et midagi muutub ja küpse börsiettevõtte puhul sa teed panus, et midagi ei muutu, et ma saaks nagu natukene nagu joont hoida. Ja see on üsna fundamentaalne vahe, eriti nende jaoks, kes siis ehitavad ja muidugi riskil on päris suur vahe, eks ole, et sa pead, kui sa ise läbi käinud, siis sa saad päris hästi aru, mismoodi ettevõtjad mõtlevad. Et mulle tuli seda vestluste ettevalmistades meelde ja otsisin üles ka, et paneks nagu natuke puusse, et Peter Thiel kunagi tuntud riskikapitalist rääkis Elon Muski kohta vahva loo, et nad tahtsid PayPali ajal kirjutada mingi raamatu, eks ole, mingi playbooki erinevatest inimestest ja siis Elon Muski peatükk oleks olnud nimega The Man Who Knew Nothing About Risk.
eks ole, et siis noh, et kui inimene teeb nagu ühe sellise hullu ettevõtte nagu SpaceX, eks ole, teise nagu Tesla, et okei, et isegi kui sa, ja need ideed, eks ole, varasetel 2000-ndatel tundusid täiesti absurdsed ideed, et kui sa ühega sellest ettevõttest nagu õnnestud, see on juba nagu meeletult on hästi läinud, nüüd nagu mõlemad nagu hästi läinud, et see on, et ta ilmselt teab midagi, mida meie ei tea, eks ole, ja siis see toob mind natuke selle Hardi ja Martini näiteni, et kas sa oled seal koeri keti otsas või mitte keti otsas, aga kes ei anna kunagi järgi. Et selles mõttes, et ma mõtlesin neid asjad enda jaoks läbi, et kas ma saan tulla, teha midagi, kuidas ma saan aidata päriselt ka nagu vältida neid vigu. Ja siis teine pool, loomulikult mul on alati meeldinud Jaapan, eks ole, ja ma arvan, et Jaapan otsib endale sõpru, sest noh, me arvame, et meil on nagu üks nõme naaber, neil on 3. Ja noh, ma arvan, et nad reaalselt nagu on joondunud moraalsete väärtustega meiega rohkem kui näiteks Ameerikaga. Kas ma võin ühe jätku küsimuse küsida sellele? Meil on aeg läbi, nii et kui osa lubavad, mul on nagu selline lõpetus, viimane küsimus, sa võid sinna sisse panna selle, et mulle tundub lihtsalt, et noh, ma mõtlen ise selle peale ka tihti, et kas ma võtan piisavalt riski või mitte, et nüüd kas elu on liiga igav juba või peab rohkem riski juurde võtma, et tegema midagi põnevat. Ja teie lugudest kõlab läbi, et te nagu risk on teie DNA-st kuidagi sees juba või et teie nagu julgete seda riski võtta, et kas te täna tunnete, et olete piisavalt riski võtnud või tunnete, et oleks võinud vähem riski võtta siiamaani elus? Kõige hirmsam asi, nagu tavaliselt on see, et kõige need hirmsamad asjad, mis sa arvad, et mis on riskantsemad ja mis võib-olla võivad su elu väga palju muuta, on, nagu me ennem arutasime, võib-olla nagu väga hästi tagastunud. Ma arvan, et minu kõige hirmsam asi oli, ma sain eelmine aasta isaks ja see tundus nagu, ma arvan, et kõikide mu elu asjade juures kõige hirmsam. Ja ma arvan, et see on kõige väärtuslikum asi, et nagu ma arvan, tulles tagasi selle juurde, et need on need asjad, mis nagu lõpuks teevad su elu nagu põnevaks. Et see ei tähenda, et sa pead nagu ehitama mingit multimiljard ettevõtet, vaid ma arvan, et nagu iga inimene peab leidma nagu need sammud, mis nagu teevad selle nagu põnevaks ja nii ongi. Ja see ongi see väike riski võtmine iga päev nagu. Rainer, kuidas sul tunne on, kas sa oled piisavalt riski võtnud või on veel sees mingi purakas? Ja ma arvan, et kui sellised nagu puhtalt lauslollused välja jätta, siis tihti on ikkagi elus nii, et mingid asjad, mida sa kardad, see ongi nagu õige vastus, et see on see, mis sa tegema pead. Ja kui ma mõtlen oma elu ja töö peale, siis ma arvan, et kõik, mis ma elus saavutanud, on tänu riskide võtmisele ja teiste toele loomulikult ja raskele tööle, aga ilma riskide võtmiseta ma arvan, et poleks mitte midagi saavutanud. Ja need olime meie, nii et tänud teile kuulajad ja tänud teile, Martin ja Rainer. Aitäh! Suur tänu! Jääge veel hetkeks, ärge kohe ära jookske, võtame 2 kiiret küsimust publikust ka. Seal taga ma näen kätt, 2 kiiremat saavad küsida. Senikaua, kui mikrofonid jooksevad, ma küsin sellise, ma ei eelda nagu sellist süvaanalüüsi vastust, aga selle kohta on nagu küsitud, et võtame Ampleri, üks selliseid viimase aja kõige suuremaid nagu hävinguid, mis on meil siin olnud investeerimisobjektide osas, et kas sealt on mingeid selliseid praktilisi õppetunde, mida teie näete, et kuidas selliseid investeeringud oleks saanud nagu vältida tagant järgi? On teil siin seisukoht? Nagu startupid ikka tulevad ja lähevad, et nagu selles suhtes, et ma nagu liiga palju ei pabistaks selle pärast. Ma loodan, et ma nüüd liiga ei tee kellegile, aga ma arvan, et kui sa investeerid startupis, tuleb natukene mõelda ka, et kust kohast sa investeerid sinna. Et startupi investeerimine on nagu veits nagu tippsport. Et ma arvan, et sul on väga head kanalid, kuidas sa leiad need, kes on need kõige paremad inimesed, need edasi. Ja ma isiklikult ei usu, et need niisama lihtsalt antakse kõigile nagu kätte, et tule ja võta, et võib-olla tuleks mõelda nagu, et noh, võib-olla see crowdfunding ei ole nagu see esimene koht, kus sellised rahad nagu lähevad, et kus see opportunity on. See on lõpuks statistiline mudel, et kes on nagu edukas, kellele mingid sellised diilid tekivad, et seal on pigem vähem edukast, ma arvan, et tuleb mõelda, et kuhu sa ikkagi investeerid ja miks sina sinna saad investeerida, kas sul on mingi edge või ei ole. Rainer? Ma arvan, et iga ettevõtte taga võiks olla vabalt üks raamat õppetundidest, eks ole, et see ma ei tahagi võib-olla nii
palju sinna minna, et mis Ampleris õigesti või valesti läks. Aga ma arvan, et mis on nagu hästi oluline, on kas teha või mitte, loomulikult teha. Järgmine kord võib paremini minna ja seal on palju asju. Aga üks asi, mis võib-olla siia lõpetuseks, mida tahtsin öelda varem ja unustasin ära just riskide kohta, just see on võib-olla hea näide, et tihti inimesed mõtlevad, et kui mingi asi on madala riskiga, oletame 10%, siis kuidagimoodi see tekitab aju inimestele, eriti kes võib-olla ei ole tõenäoliselt teooriaga liiga kursis, ütleme, aga pokkerimängijad teavad hästi, et kui midagi 10%, siis see ei tähenda, et kui risk realiseerub, siis ta realiseerub mingi 0,1 tugevusega või kui risk realiseerub ühel juhul 10, siis ta tuleb ikka täie rauaga. Nii et sellega peab arvestama ja startupidesse investeerimine on nagu oluliselt kõrgem kui 10%, nii et sellega peab ka arvestama, sealt see portfelli loogika tuleb. Jah, minu vastus on umbes sama mõte, et risk on nii kaua teoreetiline, kui ta ükskord realiseerub ja siis sa hakkad alles riskist aru saama. Nii et sellise investeerimise kontekstis väga ongi selline, et sa peaksid tegema 40 startupi investeeringuid, et saada ajutatud portfell. Kui sa tegid ühe investeeringu ja see üks läks hapuks, siis on nagu väga valus, aga risk realiseerus, et see ei tähenda, et see risk oli 100%. Mikrofon on kuskile jõudnud. Tere, aitäh sisuka ettekande eest. Ettevõtjatena, kuidas teie formuleeriksite eduvalemi? Isikuomadustest riskeerimine oli välja toodud järjepidevus, aga mis eriala või oskate veel midagi välja tuua? Aitäh. Meie puhul on inimesed, kes julgevad asju ette võtta. Et sul on nagu inimesed, kes julgevad nagu seigelda, exploreida, mis on nagu vaadata ringi ja minna detaili. Et ma arvan, et need kaks asja, et need on sellised isikuomaduse suunast, aga teiselt poolt, kui mina usun seda, et Lightyear on ainult nii tugev, sellepärast, et meil on selline tiim. Sa leiad õiged inimesed, kui sul ei toimi mingid asjad, siis sa vahetad need inimesed välja, see on tohutult oluline, teinekord on see valus, teinekord on väga sümpaatsed inimesed, ei toimeta õigest kohast, tuleb nagu paika panna, aga ma väga usun sellest, et sa ei saa ehitada rahvusvahelist äri ainult Eesti inimestega näiteks. Ma ei saa ehitada Hispaaniasse äri, kui mul ei ole ühtegi inimest, kes mulle aitaks välja mõelda, mida hispaanlane mõtleb. Või Soome või kuhu iganes, et kunagi launchisin või läksime USA-sse TransferWise'iga vist mingi 7 korda ja siis me tegime kõik need vead, mis on, et arvad, et et Eestis on isikukood, see on fine, et kõik on mugavad sellega, sa USA-s ütled social security's, kõik jooksevad minema järsku. Mõtled nagu, mis sul viga on, aga see on ju mingi suvaline number. No ei ole, et seal kultuuris on see täiesti teine number, et mul nagu sellest peale on nagu tekkinud mõte, et iga kord, kui kui meie ehitame Ungarit või Hispaaniat või Inglismaad, siis ma värban endale ungarlased, hispaanlased, inglased ja siis ma panen need isikuomadused. Ja loomulikult see on see skilli level ja mis iganes, aga need, kes oskavad, julgevad minna nagu laiali, exploreida, minna detailidesse ja saavad kultuurist aru, väga-väga oluline minu jaoks. Martin ütles alguses seda ka, et teil pole ühtegi inimest lahti lastud, kes liiga palju riski oleks võtnud. Täpselt, et see ongi, et sul juhtub see, et sa oled oma positsioonil ja sa teed natuke asja, sa teed inkrementaalselt, tubli tööd, sa teed väga palju vaeva, paned sisse, aga kui sa zoomid välja, siis saad aru, et meil ei ole kasu sellest, et me kasvasime 10% kvartalis. Et meil on vaja kasvada palju rohkem, me peame aastas kasvama kordades, et kuskil seal eelmine aasta kasvasime 7 korda, et see aasta 4 korda. Et selleks, et jõuda 4-kordse kasvu juurde, sa pead tegema mingi sammu edasi. Ja teinekord need sammud on väga hirmuäratavad. Hästi võib-olla lühikene näide. Me tegime eelmine aasta intressitoota. Kõik pangad saavad absurdse raha. Kõik raha, mis teil on pangas, pank saab täna 3,75% selle pealt. Miljardid, minge lugege nende kasumi aruanded. Ja siis me tegime otsuse, et et aga teeme niimoodi, me anname selle kliendile tagasi. Et me võtame oma osa 0,75% sellest ja kõik ülejäänud anname kliendile tagasi. Ja mis on väga hirmus, sest saad startup, sa teenid väga vähe raha ja nüüd sa annad oma raha ära, et tundub ebaloogiline. Aga meil olid mingid inimesed, kes olid väga võimekad ja suutsid selle teha. Ja mis nüüd juhtus, on see, et me imesime turult 100 miljoneid eurosid oma platvormile ja see summa, mis läks nii suureks, et see 0,75% on palju suurem kasum meile kui see, et me oleksime võtnud selle 3,75 väikese hulga klientide pealt. Et see ongi see, et sa teed väga riskantse sammu, aga see tegelikult defineeris meie eelmise aasta.
Saan aru, et küsimusi on veel, neid on väga palju, aga nüüd siis pausi ajal saate edasi neid vestlusi jätkata. Aitäh, Rainer, Martin ja Marko, suur aplaus! Aitäh!